Vares nägi tihast, otsustas talle kosja minna. Tihasele meeldis Vares sammuti väga, võttiski kosjad vastu. Õhtul, kui lauas istuti ja keha kinnitati, küsis Vares pruudilt. Ütle mulle, miks sa nii hirmus tilluke oled, Kraaks? Noor veel, vastas tihane. Nõnda, et suuremaks sa siis ikka kasvad. Kasvan, miks siis ei kasva? Pärast sööki hakkas pruudil igav, haigutas iga natukese aja tagant, ütles viimaks peigmehele. Mul on nii igav. Kõnele mulle mõni niisugune lugu, mis mu igavuse eemale peletaks. Hea küll, nõustus Vares ja jutustas kohe. Mullu kasvas seal metsataguses külas, kus minu onu elab, nii kõrge uba, et tigu seda mööda 3 korda vihmapilve juurde jooma ronis, Kraaks. See nüüd mõni ime, ütles tihane. Tunamullu nägin mina nii pikka hernest, et ritsikas käis seda mööda päikese peal oma piipu süütamas. Vares jutustas kohe uue loo. 3 aastat tagasi tõusis samas metsataguses külas nii kange tuul, et inimesed käisid 4 käpuli. Sellest kombest said nad vabaks alles mitme kuu pärast, Kraaks. See nüüd mõni ime, ütles tihane. 5 aastat tagasi nägin ma nii kõva tuult, et veskid paistsid kõik ilma tiibadeta olevat. Tiivad keerlesid nii kiiresti. Vares jutustas nüüd 3. loo. 10 aasta eest olevat olnud nii kole pakane, et kuused metsas karanud kõik tüvest kuni ladvani lõhki, Kraaks. See nüüd mõni ime, hüüdis tihane. Umbes 10 aasta eest, kui ma alles oma 3. poegi taga leinasin, tuli nääripäeva paiku sihuke vali pakane, et ahju suu ees leiba sõtkuval naisel külmus käsi tainasse ja padapliidil ühest äärest kees, teises ääres oli aga supil paks jää peal. Jah, siis pidi enne muiste ikka tõesti vali pakane olema, Kraaks, arvas Vares, ohkas, palus luba korraks välja minna ega tulnudki enam tagasi. Olgu lugu oaga, hernega ja pakasega nii või teisiti, aga nii vana naist, kes seda kõike näinud on, ta endale siiski ei tahtnud.